Tere tulemast Võrkturunduse lehele. Ma olen endiselt Kristjan Kiis, pole ammu kasutanud eetrit, pole ka näinud Peetrit, võib-olla olen ka, aga ei mäleta. Aga mis siis nüüd ikka, mõtlesin, et teen ühe väikse, kohe kui saame valguse tagasi, kuidapidi see valgus tuleb. Astume trepist alla poole, vaatame. Näed, valgus tuli. Mõtlesin, et räägin teile, ma olen olnud nüüd võrkturunduse aktiivsest tegevusest eemal pikalt, aasta võib-olla rohkem, aga uue ettevõttega ikka olen tegutsenud vaikselt ja vaadanud pigem kõrvalt, kuidas see käib ja mida inimesed teevad teiste ettevõtetega ja mis on see mingi ühine joon või mis on see takistus, miks kõik teevad ja pingutavad, panevad ilgelt auru sisse, tulemusi ei tule. No tuleb tulemusi, aga neid on kuidagi, need ei ole päris need, mida inimesed ise ootavad või ma ei saa aru. Aga millest ma olen aru saanud, et toimub see asi, et kõik ainult, et te tahate võib-olla head ja kõik on tore, aga keegi ei küsi, et mida see inimene ise tahab. Kõik tahate kangesti selle kohta on ju väga hea vanasõna ka, et teisele head saad ise vastu pead. Tee siis head, kui te ei küsi, et kuule, mul on abi vaja. Millest mina olen aru saanud oma kogemuses nüüd aastatega on see, et ainus juhus, kui inimest tohib aidata, vähemalt ma olen arvamusel, see on ainult siis, kui ta küsib, ole hea, aita mind. Enne ei ole vaja aidata. Sa võid vihjeid anda või öelda, et kuule, mul on mingi mõte, aga enne me ei ühte sõnakest ka, kui tema ise ei küsi. Ja mis ma tahan sellega öelda, on see, et kõik pakuvad väga oma tooteid ja räägivad sisust ja kui hea on ja kui tore on ja kui soodne või mis iganes. Küsige, et tundke siirast huvi, et mida sina tahad näiteks see aasta oma tervise juures muuta, mida sa tahad oma reisidimise juures muuta, mida sa tahad oma välimuse juures muuta, mida sa tahad oma kehakaalu juures muuta, mis iganes sa müüd, mida sa tahad kodusisustuse tehnika koha pealt muuta, mida sa tahad oma enesearengu puhul muuta, mis iganes on sinu tooted. Tunne siirast huvi, mida see teine inimene tegelikult tahab, mis värk on. Ja siis, kui sa saad teada, et vahetan vahepeal kätt ka, et muidu unustasin selle Eneka kepi üles, ma just tulin, mul oli siuke hea mõte, ma teen video ära. Et küsi, et mida sa tahaksid muuta, mida sa tahaksid teisiti teha, mida sa tahaksid, võib-olla muuta ei ole hea sõna, võib-olla küsi, mida sa tahaksid paremaks teha, mida sa tahaksid paremuse poole viia, mida sa tahaksid uuri. Ja kui inimene ei taha, siis ütle, et kuule, jumal äge, mõtlesin, et ma räägin sulle sellest, aga täna ei ole see mõte, et kui sul on mingi muu mõte, räägi millestki muust. Ja oled aga sõps, muidugi me tahame oma tulemusi saada, aga kui usaldust ei ole, siis ju ühekordne müük on ka sitt müük ja olgem ausad, on ju. Mina ei tea, siis, mul räägin siis ühe jutu ka, siin rääkisin ühe teise võrkturundajaga, kellega me kunagi ühes samas ettevõttes olime ka ja jutt tuli mütsist. Kõik tahavad kangesti, kus see valgus nüüd kaob, kõik tahavad kangesti mütsi pähe tõmmata, vaata, on ju? Ja siis oleks vaja osta endale selline müts, selline, kus on siis nöörid ja sa saad siit lõua alt kinni siduda. Niimoodi siit. Tutt võiks ka peas olla. Ja siis panna see müts pähe. Ja siis, kui inimene küsib toas olles sinu käest, et miks sul niisugune müts peas on, siis sa ütled, vaata, et see on see, mida me sinuga mitte mingil juhul teha ei taha. Ja siis ta küsib, minust ei taha sulle mütsi pähe tõmmata. Saad aru? Ei taha. Ja võtad, paned mütsi lauale. Ja ütled, et oleme ausad, oleme siirad ja ma räägin sulle täna sellest asjast, küsin sulle, kõigepealt tahaks teada üldse, mis sind huvitab, Mees, mis sind huvitab, Mis sind huvitab või naisterahvas või kuidas sul on, ju? Et tunne siirast huvi. Ja küsi, kui sa ainult huvi tunned ja oled aust, aga ütled, kuule, mul on nii ägedad tooted, et võib-olla kui sul on mingi koht, kus ma saan abiks olla, siis ma olen abiks. Kui ei ole, siis kohe jätta jutt ja küsi soovitusi ja muid asju. Mina arvan, et see inimlikkus on see täna, mis hakkab edasi lükkama seda vankrit kiiremini ja paremini.
kui me selle loome siia sisse ja kuulasin just Alar Tammingut, Davidi ühte omanikku, siis küsisin, tema ütles ka väga hästi, et kogu majanduse või kogu äritegemise mõte on luua, aidata teist inimest luua väärtust, et mitte kasumit. Noh, teeme siis nii, et see väärtus oleks number 1 ja see kasum oleks number 2 või mis teie arvate? Kommenteerige siia video alla ja andke teada, kas saite väärtust, kas tekkis mõtteid või on pea tühi ja ainult tuul käib ringi. Nii et minu soov sulle on, et ole ikka vahva ja et sa saaks võrkturundusest huvi ja täna on teistmoodi asjad, kui on asjad, et on asjad. Näeme.